Ootamatu varing Tallinna Linnahalli saaris kontserdi ajal tundub vale. Varing võib ju tõesti aset leida, aga mitte kontsert. See tegelikult on suure Eesti päästemeeskonna ehk EDRT poolt korraldatud õppuse käivitav stsenaarium. Linnahalli lae alla on lahti veetud köieliin selleks, et transportida inimesi. Tegemist ühe kannatanuga, kes siis paigutatakse korvraamile, et teda ohutult alla transportida. Ja siis anda üle kiirabi transpordile, kes viib ta siis meie laagrialale, kus siis ta antakse üle välihaiglale, kus siis teda ravitakse täiendavalt. Te võite vaikselt seda punast tõmbama. Ja alustame vaikselt punase tõmbamisega. Siin on oluline mõlemas liini osas olevate päästjate koordineeritud koostöö. Kannatanu jõuab õnnelikult ohtlikust alast välja. Nüüd siis kannatanu on alla toodud ja praegu siis viiakse siit juba välja meedikute hoole alla. Siin me näeme, et on tegemist lausa jäsemega. Kuule, ja siin on väikse dramaatiline asi, et siin patsient jäi varingu alla ja kätt pidi kinni ja siis päästjad seda kätt ei suutnud vabastada. Ja siis kohalik meedik võttis otsus, et kõige kiirem ja turvaline lahendus on siis teha amputatsiooni. Et see amputatsioon on omamoodi keeruline tegevus just mentaalse poole pealt. Et see kirurgiline tegevus on lihtne, et kirurgiliselt sa võtad siis lõikad selle pehme kohe läbi, kõõlust läbi skapelliga ja siis spetsiaalse kildsaega saed siis selle luulise osa läbi. Et see meditsiiniliselt tegevus on väga lihtne protseduur. Selleks, et olukord oleks reaalsem, kasutatakse seajalga. Jaanus Tamberg ise on olnud meedikuna erinevatel välismissioonidel, kuid selliselt reaalsuses amputeerinud ei ole. Statistikat vaadatakse palju nende suurõnnetuste puhul, neid jäsemed on ära, siis ikka on oma jagu. Need, kes saavad välja ronida, need ronid juba välja. Need, kes saab välja tõmmata, tõmmatakse välja. Tihtilugu on see, et inimesel on 4 jäset ja kuskil on alla kinni jääb ja sellepärast sealt välja ei saa. Suurõnnetuste puhul on välihaiglal väga suur osa. Linnahalli kõrvale üks selline on just üles ehitatud, kus sees ka meditsiiniaparatuuri absoluutne tipptase. See on siis intensiivraviala. Just, jah. Sest mitte alati võimalik koldest rasked haiged evakueerida järgmisse kõrgemasse etappi, et kohale toodud või kolles toodud välja patsient peab stabiliseeritakse siin. Haigla ise peab toimima nagu haigla, keskendudes nii katastroofis kannatada saanud patsientidele, aga ka nendele, kellel vaja näiteks sünnitusabi või muud seoses meditsiiniga. Kui kiiresti sellist asja on võimalik siis üldse püsti saada juhul, kui on vaja? Mõne tundidega saab välihaiglat püsti alates 4–6 tunnist, et siis välihaigla püsti panemisel osaleb terve meeskond, ehk siis nii arstid, õed, logistikud, infotehnoloogia tehnikud, kõik, kes on Eesti päästemeeskonna meditsiinirühmaga seotud on. Eesti päästemeeskonna meedikud ehk STEMT on teinud tööd reaalsetes oludes Indoneesias ja Haitil. Samuti on eestlased osalenud väiksemate gruppidega teistelgi suurõnnetustel.